Olen Liilia Kulli ja olen taimekasvatuskonsulent ja teen koostööd MES-iga. Ja lisaks siis taimekasvatusele nõustan ka töötervishoiu ja tööohutuse alal tootjaid ja igasuguste toetuse küsimuste alal ka veel. Ja kuna ma räägin siin mahetootmisest, siis nõustan ka mahetootjaid, sest see on ka üks niisugune eraldi teema tegelikult, et mahenõustaja ja tavanõustajad millegipärast öeldakse, et lüüakse meid nagu lahku, eks ju. Nii, et millest ma siis täna räägin? Räägin mahepõllumajandusliku seemne tootmisest ja räägin heterogeensest paljundusmaterjalist. Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali tootmine on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja sellest tulenevatest nõuetest siis paljundamine, kasvatamine, töötlemine, säilitamine ja pakendamine turustamise eesmärgil ja turustamine on siis seemne müügiks pakkumine või müügi eesmärgil omamine või müümine siis muul viisil või siis ka täiesti tasuta üleandmine. Et tegelikult mahepõllumajandusliku seemne kasvatuse puhul kehtivadki nagu topeltreeglid. Ühed reeglid tulenevad mahepõllumajanduse seadustest ja teised reeglid, mida peavad täitma kõik seemnekasvatajad ja seadused, kõik, mis tulevad siis kõikidele seemnekasvatajatele, loomulikult need rakenduvad ka mahetootjate puhul, maheseemnekasvatajate puhul, kui nii rääkida. Sellest tulenevalt siis mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali mis tahes tootmise ja ettevalmistamise või turustusetappidega tegelevad ettevõtted peavad olema mahepõllumajandusest tunnustatud ja kuuluma siis iga-aastase järelevalve alla ja meil seda järelevalvet siis teostab Põllumajandus- ja Toiduamet. Selleks, et tegeleda maheseemne tootmise ja turustamisega, peab ettevõte siis taotlema tunnustust seemne ja paljundusmaterjali tootmiseks, ettevalmistamiseks ja seemne turule viimise valdkonnast. Et kus seda tunnustamist siis taotleda saab, seda ka on aeg-ajalt mu käest küsitud, kui tootjatega jutuks nagu läheb, et mahetootja võiks hakata maheseemne kasvatamisega tegelema, siis tunnustamist saab taotleda, esitades tunnustuse taotlemise Maaeluministeeriumi kliendiportaalis. Seal on selline teenus nagu ettevõtte tunnustamise taotlemine või tunnustamise jätkamine ja seda kaudu siis saab selle protseduuri lõpuni viia, aga võib ka maakonnakeskuste kaudu dokumendi vormiga siis ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine, et siis paberkandjal või digiallkirjastatult siis e-mailiga saata maakonnakeskusesse. Et millist külviseemet maheseemne tootjad kasutavad? Loomulikult nad saavad kasutada kõrgema kategooria seemet, see on siis supereliit, eliit või C1. Ja see seeme on siis keemiliselt töötlemata, tava- või mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud. Ja kui mahetootja tahab tegelema hakata maheseemne tootmisega, siis tuleb järgida nõuet, et maheseemet saadakse üksnes üleminekuaja läbinud ehk mahemaalt. Ja seda maad loetakse siis, et millal ta on üleminekuaja läbinud, loetakse külvamise hetkel. Et kui teie hulgas on mõni selline kuulaja, kes on mahetootja ja tahab seemnekasvatusega tegelema hakata, siis taliviljade puhul on eriti oluline tähele panna see, et see maa on külvamise hetkel tunnustatud mahemaa, mitte üleminekumaa. Ja millised mahepõllumajanduse nõuded kehtivad, et kordame need võib-olla üle, kipuvad ka aeg-ajalt sassi minema, et kui ettevõtja käitleb nii mahe kui mitte mahetooteid, siis tuleb loomulikult tagada eristatavus kogu ladustamisel ja kogu tootmisprotsessis.
et Põllumajandustoiduametile tuleb esitada meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahe- ja mitte maheseemnete eristatavus. Mahepõllumajandustooteid tuleb hoida teistest põllumajandustoodetest eraldi. Kasutusele tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et partiid oleks identifitseeritavad ja et need partiid omavahel ei seguneks. Ennem kui mahepõllumajandustooteid ladustada, siis tuleb need ruumid puhastada ja need puhastusmeetmed peavad olema kirjalikult fikseeritud. Ja kui müüakse mahetoodet, maheseemneid, siis müügipakendite etiketi märgistusel tuleb kasutada viidet, et on tegemist mahepõllumajanduslikult tootmismeetoditele viidatud seemne kasvatamisega ja selleks on siis sõna ökoloogiline või mahe ja tuleb kasutada ettevõtet kontrolliva järelevalveasutuse koondnumbrit. Selleks on praegu siis see EE-Öko 03. Et olen veel, kuigi see EE-Öko 03 kehtib juba aasta ja sellest ajast, kui Põllumajandustoiduamet hakkas eksisteerima meil uue asutusena või uue liitasutusena, eks ju, et olen näinud ikkagi seda EE-Öko 01, et see on vale, et EE-Öko 03 tuleb siis märkida nendele saatelehtedele ja arvetele ka. Ja nagu ma ütlesin, et lisaks sellele, et maheseemne tootjad peavad mahenõudeid täitma, tuleb neil jälgida ka üldisi seemnekasvatuse nõudeid, mis tulenevad siis paljundamise ja sordikaitse seadustest. Et maheseemne tootja siis peab täitma nagu topeltnõudeid. Samas mahepõllumajandusliku seemne tootja ei pea küsima nõusolekut kõrgema kategooria keemiliselt töötlemata mitte mahekülviseemne kasutamiseks. See on erand. Paljud maheteraviljakasvatajad on arutanud, et kas hakata tegelema maheseemne kasvatusega ja mõtlen, et kui teie hulgas on mahetootjaid, sest ma kahjuks ei näe, kes mind kuulavad, aga minu poolt ka soovitus, et hakake tegelema seemnekasvatusega, maheseemnekasvatusega ja kui te olete selle endale selgeks teinud kõik nõuded, siis ma ütlen, siin ei ole mitte midagi ületamatut. Samas on maheseemnest on jätkuvalt turul puudus. Ja alates 1. jaanuarist siis sellel aastal hakkas kehtima uus Euroopa Parlamendi määrus 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja toodete märgistamist ning millega siis eelmine määrus muutis kehtetuks. Siit muutus ka taimse paljundusmaterjali, sealhulgas ka siis külviseemne kasutamise kord mahetootmises. Mida see uus kord siis meile siis tõi, millised muudatused? Ja sellest uuest määrusest tulenevalt on antud võimalus turule viia mahepõllumajanduslikku heterogeenset paljundusmaterjali. See on nüüd täiesti uus mõiste, mis asi see heterogeenne paljundusmaterjal on. Et tegemist ei ole, tähendab, ta on sordita taimne paljundusmaterjal ja see heterogeenne paljundusmaterjal ei vasta sordi ühtlikkuse nõudele. Sellepärast ei ole võimalik seda sertifitseerida seemne ja paljundusmaterjali valdkonna õigusaktide nõuete kohaselt. Samas tegemist ei ole sortide seguga. See heterogeenne paljundusmaterjal saadakse eri liiki lähtematerjali ristamise, korduva uuesti külvamise ning loodusliku või teadliku valiku teel. See heterogeenne paljundusmaterjal
on oma omadustelt varieeruv ja mahetootmise puhul on see kõnealune taimerühm aretatud mahetingimustes. Mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal on ette nähtud kohanema korduvast looduslikust valikust ja inimtegevusest tulenevast valikust. Ja ta on ta on nagu harjunud erinevate stressiteguritega ning on seepärast ajas muutuv. Seda mahepõllumajanduslikku heterogeenset materjali iseloomustab suur fenotüüpiline ja geneetiline varieeruvus ning võime dünaamiliselt areneda ja konkreetsete kasvutingimustega kohaneda. See materjal on vastupidav haigustele ja kahjustajatele ja just sellepärast ongi seda heterogeenset paljundusmaterjali kasulik kasutada mahepõllumajanduses. Kuid selle materjali võib turule viia alles pärast seda, kui Põllumajandus-Toiduamet on selle heaks kiitnud ja seejärel ka sordilehte kandnud. Räägin ka sellest, et kuidas see sordilehte kandmine siis käib. Et nagu ma juba ütlesin, et mahepõllumajanduslikku seda heterogeenset paljundusmaterjali võib turustada pärast seda, kui tarnija on esitanud selle materjali kohta Põllumajandus-Toiduameti mahepõllumajanduse seemneosakonna sordivaldkonda toimiku. Ja pärast seda toimiku heaks kiitmist võetaksegi kõnealune materjal sordilehte. Mida see toimik siis, see, mis esitatakse nüüd Põllumajandus-Toiduameti sordiosakonnale, et mida see toimik peab siis sisaldama? Loomulikult taotleja kontaktandmeid, materjali liiki ja nimetust, taimerühmale iseloomulikku peamiste agronoomiliste omaduste ja fenotüüpiliste tunnuste kirjeldust, aretusmeetodit, nimetatud omaduste või tunnuste kohta tehtud katsete tulemusi ja andmeid tootmisriigi ja kasutatud lähtematerjali kohta. Siin on mul võetud Põllumajandus-Toiduameti kodulehelt skeem, kuidas selle paljundusmaterjali sordilehte esitamine siis käib, et kõigepealt, nagu ma juba rääkisin, et tootja esitab taotluse Põllumajandus-Toiduametile, siis on taotluse kontrollimine ja menetlemine, ja siis kantakse sordilehte ja soovi korral siis kantakse ka maheseemnete andmekogusse. Menetluse kestvus on 3 kuud. Põllumajandus-Toiduamet vajadusel küsib ka lisaandmeid. Kui on vastavasisulisi vastuväiteid, siis see algab see 3-kuune menetlusperiood uuesti. Aga kui kõik vajalikud andmed on menetluseks olemas, siis see menetlus kestab 3 kuud ja see heterogeenne paljundusmaterjal kantaksegi sordilehte. Samas Euroopa Komisjonil on õigus võtta vastu täiendavaid delegeeritud õigusakte, millega siis määratakse kindlaks konkreetsete perekondade või liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded. Et selles õigusaktis siis määratakse ära selle materjali kirjeldus, seemnepartiide minimaalsed kvaliteedinõuded, märgistamise ja pakendamise nõuded, materjalide, tähendab selle sama heterogeense paljundusmaterjali säilitamine siis võetakse ka selles määruses vastu. Ja kui see heterogeenne paljundusmaterjal on olemas ja ta ei ole väike pakend, siis loomulikult see tuleb pakendada ja pakendatakse ta sellisesse suletavasse pakendisse või mahutisse, mida ei ole võimalik avada, ilma et avamise jäljed jääks.
Ettevõtja, kes selle materjali tootmisega tegeleb, paneb pakendile etiketi. On öeldud, et see peab olema vähemalt ühes liidu ametlikus keeles. See etikett peab olema loetav, ühele poole trükitud või kirjutatud tekstiga ja varem kasutamata ja hõlpsasti nähtav. Ja see teave, mis selle etiketi peal siis on, et seal peab olema kindlasti märge, et mahepõllumajanduslik heterogeenne materjal on see, millega meil seal pakendis siis tegemist on. Siis peab seal olema vastutav ettevõtja nimi, aadress ja registrikood, tootjariik, et pakendi etiketile kinnitamise eest vastutav ettevõtja määratud viitenumber ja sulgemiskuu ja sulgemisaasta ning sõna pakend on suletud. Liik märgitakse ladina tähtedega, vähemalt liigi botaaniline nimetus. Loomulikult siis neto või brutomass seemnete puhul. Ja see etikett on kollane rohelise diagonaalse ristiga. Kui on võimalik säilitada, siis säilitab ettevõtja, kes on teavitanud pädevaid asutusi siis sellest heterogeensest materjalist, seda kõnealust materjali seni kaua, kuni see on turul kättesaadav ning sellisel viisil, et säilivad teavitamise ajal sellele iseloomulikud põhiomadused sellele materjalile. Ja säilitamise eest vastutav ettevõtja registreerib andmed säilitamise kestuse ja viisi kohta. Ja nagu ma juba rääkisin, et seda heterogeenset paljundusmaterjali võetakse siis sordilehte. Sordilehte võtmisest teavitab Põllumajandus-Toiduamet, Euroopa liikmesriike ja Euroopa Komisjoni ja Euroopa Komisjon koostab siis liikmesriikidelt saadud info kohase koondi selle heterogeense paljundusmaterjali kohta. Et miks on vajalik võtta mahepõllumajanduses kasutusele heterogeenne paljundusmaterjal? Teatavasti praegu on lubatud mahetootmises kasutada ka tavasertifitseeritud seemet. Tavaseemne kasutamist lubav erand on kavas kaotada 15 aasta jooksul määruse jõustamisest. Selleks, et hinnata maheseemne kättesaadavust, siis tulebki jätkuvalt seda maheseemne andmebaasi kasutada ning esitada Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele tavaseemne kasutamise kohta ka lubade aruanne, et kui palju meil Eestis on lubatud välja antud lubasid tavaseemne kasutamiseks mahetootmises. Ja nagu ma juba ütlesin, et maheseemnest on puudus, siis ongi praegu võetud vastu selline otsus, et mahetootmises võib kasutada heterogeenset paljundusmaterjali minule teadaolevatel andmetel. Et võib-olla keegi siin kuulajatest teab paremini, aga minule teadaolevatel andmetel praegu Eestis ei ole heterogeenset paljundusmaterjali kasutatud ja ei ole ka keegi esitanud veel toimikut Põllumajandus-Toiduametile selle sordi lehte võtmiseks. Suhteliselt uus ja keeruline mõiste, aga loodame, et aastad annavad selgust ja küllap siis ka mahetootjad saavad seda kasutama hakata. Nii, minu poolt on kõik. Vaatan, et mul on siin mõned küsimused tekkivad. Ei ole esitatud toimikut. Minule teadaolevalt ei ole esitatud toimikut. Sest nagu ma ütlesin, selleks, et
saaks sordilehte. Ja, okei, jah, aitäh. Ja üks küsimus on siin veel, et Botaanilisi liike või materjali omadusi. Materjali omadusi on siin ikkagi mõeldud. jah. Et no see on selline uus teema, et kindlasti me puutume kokku ka tulevikus selle heterogeense paljundusmaterjaliga ja mahetootmises äkki võib-olla näiteks aasta pärast oleme juba targemad. Et ma olen otsinud küll ka igasugust infot, aga see info, mis praegu on ka suhteliselt tagasihoidlik selle teema kohta. Ja siin nagu eelnevalt, ma ei tea, kas siin ei pannud tähele, võib-olla käis juba läbi ka, aga see on siis tootjate enda juures nii-öelda aretatud. Jah. Me oleme, vabandust, ma segan vahele. Ja, palun. Et me oleme nüüd instituudis ja mõnede rahvusvaheliste projektide raames oleme katsetanud sellist materjali ka ja oleme tegelenud, aga ega tõesti sellist heterogeenset sorte praegu eriti palju Euroopas ei ole. Et kui tavatoodil on esitatud nõue, et kõik selle taimed peavad olema geneetiliselt ühesugused, põhimõtteliselt on homogeenne, et siis seda tüüpi nüüd materjalid või sordid, siis nad on saadud mitmete erinevate ristamisvanemate tulemusel, siis saadud materjal pannakse kokku, segatakse omavahel ära ja seda ei valita ühtlaseks. Et kui me paneme 10 sorti kokku, siis seal on kõik ühtlased. Nad on küll erinevad, aga need taimed enam ei muutu. Nad on juba homogeensed. Aga ütleme, see ladustusmaterjal on niimoodi, et sõltuvad keskkonnatingimustest, siis seal see nii-öelda geneetiline modifitseerumine toimub edasi ja siis on see lootus sellele, et kui nüüd külvata see materjal erinevatesse katsekohtadesse, kus on erinevad kliimatingimused või mullastikutingimused, siis see materjal muutub ja kohaneb, siis on suuteline erinevalt sordist, tavasordist, mis enam ei muutu, siis mõnevõrra kohanema selle keskkonnaspetsiifiliste tingimustega. Ja seda on ka katsetatud niimoodi, katsetatud erinevates kohtades ja see on pärast toodud uuesti kokku kõrvuti ja siis tõesti on leitud, et see materjal on siis erinevalt muutunud erinevates tingimustes. Et seal on see nüüd võimalus või eeldus, et kui me paneme erinevat materjali kokku, et siis ta on nagu paremini kohastanud just selle koha spetsiifiliste tingimustega. Kui seal on näiteks koos parema haiguskindlusega materjal ja parema seisukindlusega materjal, siis kokkuvõttes võib saada stabiilsema saagi. Et selle vastu on just nagu huvi tõndnud ja mahetootjad, kus haigustõrje vahendeid ei saa kasutada ja kus ei saa ka kõdetugevdajat kasutada. Aga ütleme, et neid on loodud, neid ei ole väga palju loodud Euroopas. See on tegelikult päris mahukas töö, et nad tuua, kuna nad on ja siis erinevates piirkondades katsetatud, aga on mõned uurimisrühmad, mis sellega tegelevad. Et võimalik, et need ka Eestisse jõuavad. Tähendab, nii palju, kui ma olen selle ettekande tegemisega seoses ka, et nagu katsetamist aga ma ei ole leidnud, tähendab, võib-olla ma ka ei osanud otsida kuskilt, et kas niimoodi tootmises ka lausa kasutatakse heterogeenset materjali tootmises? No ma arvan, et Euroopas ka, kui me mõned aastad tagasi seda projekti tegime, siis nad alles see rühm, kes sellega tegeles, ta alles taotles Euroopa seadusandluse muutmist selliseks, et see lubaks kasvatada, sest ei ole ju lubatud heterogeenset materjali sordis kasvatada. Sellepärast ma nüüd ei oska öelda, et kas on mingid esimesed jõudnud tootmisse juba või ei ole veel või on alles jõutud see seadusandluskorda teha. Aga selle seguga on siis ka see asi, et kui seda nüüd, kui see seemendale külvatada, siis teda nagu edasi selles suhtes paljundada ei saa, et kui ta iga aasta muutub, et siis ta ei ole enam see sama segu, mis seal algselt oli. Selles mõttes, et mõte ongi selles, et ta peakski muutuma. Et siis kogu aeg paljundatakse edasi ja siis jälle külvatakse edasi ja siis järgmises kohas jälle muutub. Et ta muutub, jah, see, et kui ütleme tootja võtab, kasvatab
paljundab teda. Ja siis ütleme, et siis hakkavad seal mõnevõrra domineerima need tüübid, mis on selles kohas nagu sobivad, mille kasvutingimused sobivad paremini selle koha kasvutingimused ja siis ta ega need väga suured muutused ka ei ole, aga siiski ta mõnevõrra suudab ennast kohandada siis selle kohaliku põllumehe kasvutingimustele, tootja kasvutingimustele, aga kui ta müüb nüüd seda seemet kuskile mujale, siis võib-olla selles teises, kui seal on väga erinevad tingimused, siis need eeliseid välja ei tule, kui ta ühes kohas tuleb. Ja selles mõttes ongi, et kui seda materjali nüüd erinevates kohtades paljundada, siis ta ei ole ühesugune enam. Et kui me sorti paljundame erinevates kohtades, siis ta põhimõtteliselt geneetiliselt jääb ikka ühesuguseks, aga see materjal siis enam ei pruugi olla päris ühesugune. Ja, eks ta siis jääb. Katsetades see ongi nii. Jah, et eks ta siis jääbki tõenäoliselt suht väikse piirkonna teema. Jah, et seal ongi see oma, et termin on ka, et see nagu farmis paljundatud seeme, et see kasutatakse siis selle kohalike, ei pea tingimata, et see tootja ainult endale paljundab, aga ta võib ka naabritele seda paljundada. Et ma võiksin siia lisada, et umbes 6 aega tagasi oli siis üks põldtunnustajate seminar, vist oli ja Läti Odra teadlane rääkis, Lätis on juba tehtud need sellised nii-öelda populatsioonsordid ja on alustatud ka nisuga, aga tegelikult see teema on Euroopas ikkagi juba päris 10 aastat tagasi agronoomide kongressil räägiti sellest ja esimesed riigid juba tegid katsetuse, et kuidas saaks neid ka seadusandlusega reguleerida ja olid juba sellised pilootprojektid. Ma arvan, et ta tootmises on kuskil kas Prantsusmaal või kuskil sealkandis ta kindlasti juba on. Ja kui me räägime nüüd sellest muutumisest, kui me Eesti jaoks midagi teeme, siis Eesti tingimused ei ole nüüd nii palju muutuvad, aga näiteks kui tehakse Saksamaal üks populatsioon ja see tuuakse näiteks Eestisse, siis ta võib siin muutuda võrreldes oma algolekuga, et need taimed, mis seal populatsioonis on, siis Eesti tingimused ei ole nende jaoks piisavalt head, et nad piisavalt palju annaksid järglasi või seemet ja hakkavad domineerima, et siis need, mis siin just Eesti tingimustes on sobilikud kasvada genotüübid ja siis see populatsioon natuke muutub, aga kui me oleme Eesti tingimustes selle näiteks kunagi aretanud, siis see muutumine võtab aastaid aega ja sellel seminaril, mis umbes 6 aega tagasi oli, lätlaste katseandmed näitavad ilusasti, et nad on stabiilselt saagikad, et kui me tahame seda saagi stabiilsust saavutada, siis mahetingimustes, kus tingimused ei ole nii viljakad ja nii head võib-olla, et siis sellised populatsioonsordid, kui nii võib seda terminit kasutada, et on sellistes tingimustes stabiilsemad. Siin just Agrouniver on välja toonud, et terminit sorti ei tohi kasutada, et sort on ikkagi püsivate tunnustega. Et ta on heterogeenne materjal. Ilmselt heterogeenne materjal ei ole veel, võib-olla leitakse ka mõni selline suupärasem nimi sellele seda tüüpi siis materjalile. Igatahes on see tuleviku teema ja ma arvan, et võib-olla aasta pärast me oleme juba kõik targemad. Mina kindlasti olen aasta pärast targem, kui ma kuskilt leian materjali ja käin kuskil, kus räägitakse nagu põhjalikumalt, aga praegu ta on niisugune tootjate jaoks on ka selline uudne teema. Aga aitäh igal juhul jagamast ja Vabandan, et keegi on kirjutanud, et Saksamaal on mahesortide ja heterogeense materjali aretus huviorbiidis ja sealt peaks olema juba üht-teist turul. Väga hea, saime teada, aitäh!